Nii, mina olen Arno Paltin ja esindan Tallinna Ülikooli, olen psühholoogia õppejõud. Tõnis nimetas, et oli eksperte, kes seda programmi on lugenud ja oma arvamust avaldasid, siis ma olin üks nende hulgast ja oma ekspertsuse valdkonnaks pean just grupitööd. Mul on, loen akadeemilist loengut grupiprotsessidest ülikoolis ja olen ka meeskonnatöö ja grupi, erinevate grupitöö vormide osas pean ennast pädevaks, nii et aga sellest tuleb natuke hiljem juttu. Et ma teeks kaks asja. Üks on see, et kõigepealt laseks võib-olla igal siin arutelus nimetame selle paneeliks osalejal veel kord ennast tutvustada, et nimed meeles oleks ja siis luban endale väikse sissejuhatuse sellele arutelule ja siis pakun mõnesid mitte reegleid, vaid mõnesid pidepunkte, kuidas seda arutelu võiks korraldada. Nii et võib-olla annaksid mikrofoni kätte, iga üks veel korra ütleks enda kohta midagi ja yeah. Okay. It's not, yeah. Is it on? Okay. Yeah, my name is Nikolaus Kotakis and I work as a developmental psychologist at the University of Örebro. And my research deal mostly with finding preventive implications on basic results from developmental science. Ja, mina olen Tõnis Arro ja selle programmi estendamise ja juurutamise eestvedaja siin. My name is Per Selius. I'm the project manager for the Swedish program and owner of the company Kunskapskraft och Media, who's managing the program. Mina olen Triin Kahre, olen Eesti koolipsühholoogide ühingu esimees, töötav koolipsühholoog, aga minu teine kõrgharidus on ka kasvatusteadused ja ma olen tegelikult olnud ka inimeseõpetuse õpetaja, selle eriala inimene. Minu nimi on Peeter Luksepp, ma olen Pärnu Ricard kontsernist. Ma olen küll hariduselt majandusteadlane ja sellest valdkonnast selles mõttes kaugel, aga ma olen oma tööliinis tegutsenud nende küsimustega mitmest aspektist, näiteks Euroopa Komisjoni alkoholi ja tervise foorumi liikmena ja ka Euroopa tööstusorganisatsiooni EFRD nõukogus. Mina olen Helen Kihl, olen kliiniline psühholoog. Alkoholi probleemidega olen kokku puutunud 95. aastast saadik ja olen ka oma magistritöö kaitsnud alkoholi screening-testide ja alkoholi kujunemise teemal Aleksander Pulveri juhendamisel. Nii et aastakümneid juba kokku puutunud selle teemaga ja ka praegu töötan praktiliselt kliinilise psühholoogina ja minu igapäeva töös on alkoholiprobleemidega nii noori kui täiskasvanuid, naisi, mehi, vanu, igasuguseid, nii et ma arvan, et ma olen nagu päris pikalt ja põhjalikult selle teemaga tutvunud. Aitäh. Et mis me võiksime teha veel, et see arutelu ladusamalt läheks, et kui hiljem on saalist kellelgi küsimusi või kommentaare, et siis üks asi oleks, et igaüks võiks ennast tutvustada ja võib-olla teine asi, kuulates neid esinemisi, ma panin tähele, et üks asi, mis mulle oli põnev jälgida, oli see, et mitmed väited või seisukohad või küsimused tekkisid nagu päris erinevatest rollidest. Et näiteks Nikolaus rääkis muuhulgas seda, kuidas ta uurijana seda sama probleemi näeb, eks ju, et teda üllatasid mingid asjad ja samas ta rääkis, kuidas ta isana suhtub ühte või teise olukorda. Ja see tundus mulle põnev, et võib-olla ka, et kui te esitate mingi küsimuse või väite või mis tahes, et see roll oleks täpselt
nagu kuidagi määratletud, et kellena te seda küsimust esitate, et kust see küsimus tuleb, kas see tuleb õpetajana, vanemana ja kelle häält me üldse ei ole täna minu meelest kuulnud, on laste häält. Et kui keegi suudaks oma mingi kommentaari või küsimuse vormistada nii, nagu laps võiks selle kohta küsida, näiteks meil olid need samad grupiprotsessi teemad, et hea küll, me õpetajaid parem muretsema see, et kuidas juhtida seda arutelu, kui klassis on selline või selline õpilane. Aga nüüd kujutame ennast ette selleks õpilaseks. Eks ma olen see, kes tarvitab alkoholi iga päev vähemalt ühe õlle, näiteks ma olen see poiss. Ja nüüd ma satun sellesse arutellu, et mis küsimused mul tekivad sellest, kuidas ma tajun seda või eks, et see võiks olla üks asi võib-olla, mida teha. Nii, aga siis enne kui nüüd läheb aruteluks, Tõnis lubas mulle lahkelt, et ma võin natuke sisse juhatada seda paari sükse seosega, mis mul tekkisid seda programmi lugedes ja selle üle mõeldes. Ja üks mu hiljutine kätte sattunud väga sümpaatne autor, raamat on Sarah Susanka, kes on Ameerikas töötav arhitekt, kes on kirjutanud raamatu Not So Big House. Aga lisaks sellele ta on töötanud oma klientidega, aidanud neil maju ehitada, maju ümber ehitada. Ja selle käigus on ta üks asi, kuhu ta jõudis, on see, et inimesed, eriti kui nad kujutavad endale ette, milline nende kodu võiks välja näha, mis seal võiks sees olla, et väga palju paralleele tekib sellest, kuidas inimesed kujutavad ette oma elu. Ehk siis kodu on mingis mõttes nagu elu selline kujund või metafoor või analoog. Ja nüüd, kui seda Sarah Susanka niisugust võrdlust ja selle kogemuse pealt on ta siis ka kirjutanud ühe teise raamatu, mille pealkiri ongi Not So Big Life, kus ta siis neid samu arhitekti töö põhimõtteid rakendab selles, et kuidas töötada oma eluga. Ja nüüd see võrdlus meeldib mulle nii väga, et ma mõtlesin seda võrdlust edasi ja kutsun teid või toetun teie eriti eestlaste ühismälule. Tuletage meelde, kus Oskar Lutsu kevades kiire ristsetel, kust poisid leidsid alkoholi. Sahvrist, eks ju. Nüüd see on kodu ja alkoholi koht kodus tollel ajal oli sahvris. Et kui me mõtleme, et mis on kodu kese, et see on tõenäoliselt elutuba, eks võõraste tuba, kus siis külalisi vastu võeti, mis oli kõige uhkem tuba, aga seal ei hoitud alkoholi. Mina olen üles kasvanud nõukogude ajal ja lapsepõlvest peale olen ma kogenud nii oma kodus kui sõprade kodus, et alkoholi hoitakse hoopis ühes teises kohas, mitte sahvris, vaid kus? Baarikapis. Baarikapp oli elutoa vaata, et kõige tähtsam koht. See oli peaaegu nagu ikooni hoidmise paik, see oli punanurk, eks ju, baarikapp tehti lahti, see oli võimas pilt, mis seal tavanes, eks. Seal oli konjak, kännu, kukk, viin, igasugused veinid, see oli väga tähtis koht. Nii et see analoog minu jaoks, kui ma mõtlen selle programmi peale, siis see võiks olla selle programmi eesmärk. Viia alkohol uuesti nagu elutoast kõige tähtsamast kohast uuesti sahvrisse tagasi. See võiks olla nagu selline kujundlik mõte, miks üldse seda tööd teha. Nüüd, aga siin on üks teine aspekt ja see teine aspekt on see, et jällegi kui kellelgi on teistsugune kogemus, siis parandage mind, aga minu lapsepõlves alkoholist lapsed vanematega omavahel ei rääkinud. Tähendab seda, et keegi oleks küsinud, et kuulge, et kui palju te viimati võtsite, kust te võtsite, mida te võtsite, isegi kodus, see oli nagu tabu teema. Kui vahele jäid, said tappa, aga see oli nagu kõik, eks ju, seda, et ja pigem oli isegi selliseid rangeid karistusviise
sunniti nii palju võtma, et oksele ajas. Et see oli nagu niisugune behavioristlik lähenemine alkoholi kuritarvitamise ravimisele, eks. Nii et mingis mõttes, kui seda Saara Susanka võrdlust tuua sellesse eluruumi ja elu terminitesse, et siis alkoholi võiks saada elutoast tagasi sahvrisse, aga need jutud, mida sahvris aetakse alkoholi ümber, need võiks tuua elutuppa, et need võiks olla nagu perekonnas, kodus üsna olulisel kohal. Siin oli juttu sellest, et vanemate suhtumine, vanemate nagu väärtused ja julgus piire seada, et see on üks oluline teema. Nii et nii palju sellest sissejuhatuseks selle, kuidas mina seda programmi näen ja mis selle koht võiks olla ja mis selle siht võiks olla. Siht on ka üks huvitav, Saara Susanka üks mõte, et kui me võtame kodu, siis üks asi, või vähemalt üks väga oluline asi, mis kodus on loomuliku valguse allikad, aknad. Ja aken loob nagu teatud sihi kodule, loob suuna. Et seda suunda on vaja, ma arvan, sellel programmil see suund võiks olla just nimelt seesama, et see alkoholi tähendus ja koht nihutada ühest kohast teise ja samas võimaldada sellest rääkida. Nüüd see on nagu esimene asi, millest ma tahtsin öelda. Teine on see, et lugedes seda programmi, tegelikult nii palju tarka on juba öeldud selle programmi kohta, et mõned sõnad on mul suust ära võetud. Aga et mõnel puhul ma lihtsalt viitan sellele. Et mis mulle meeldib kõige rohkem sellest programmist, et see ei ole ainult programm alkoholist, vaid nagu siin on öeldud, et siin on see sotsiaalsete oskuste teema, et ma mulle tundub, et isegi väga palju laiemalt võiks seda programmi käsitleda kui ühte osa kodanikuõpetusest. Ja selles tähenduses, et lapsed saavad kogemuse sellest, et neil on võimalus väljendada oma arvamust, seda arvamust kaitsta ja arutada asjade üle, mis neil on elus olulised. Ja paraku on nii, et alkohol muu hulgas on meie laste elus millegi pärast muutunud väga oluliseks. Et miks see nii on ja kuidas see nii on läinud, see on ise küsimus, aga see on nii. Isegi juhul, kui nad seda ei pruugi, see on ikkagi oluline. Nii et selles mõttes see kogemus, et on võimalikud erinevad arvamused, et ei ole tingimata vaja häbeneda oma arvamust, et ei ole tingimata vaja olukorda tekkida, kus üks õige arvamus jääb peale. Mis on see paradoks, millest Tõnis rääkis, et siin on paraku õpetaja tuleb selle suhtumisega, et siiski alkohol ei ole laste jaoks ja ta jääb selle juurde, aga et kuidas konkreetsetes aruteludes, mis lahenduseni jõutakse, et see on tõesti siis õpetaja oskuste küsimus. Nüüd see on minu jaoks selle programmi selline hästi positiivne külg, et ma näen seda oluliselt laiemana kui lihtsalt alkoholi üle arutamise vahendina. Nüüd siin on omad, kus ma näen asju, mis on nii plussi kui miinusküljega. Siin oli juttu sellest normaliseerimisest tõesti, et kui me võtame nii-öelda statistilise normi ja nüüd selle normi põhjal esitame lastele mingeid väiteid või küsimusi ja satub lapsi, kes nii-öelda selle normile ei vasta veel, siis neil tekib küsimus, et kas ma peaksin ka juba hakkama või et ma olen juba 13-aastane, aga tõesti ei ole ükski kord veel ennast päris purju joonud, aga et mult küsitakse, et millal sa seda viimati tegid, eks ju, et siis see võib temast tekitada küsimusi. Nii et see on üks väide, mida erinevate teemade, nii vägivalla, seksuaalsuse ja igasugu riskikäitumise puhul saab esitada. Nüüd sellest grupi teemast oli siin ka juba juttu ja minu jaoks need ohud ja võimalused paiknevad sellisel nagu pideval skaalal. Siin oli juttu mittedirektiivsest õpetamise viisist, et mulle teada olevatest grupi töövahenditest või viisidest võib-olla kõige sellisem
minna laskvam või demokraatlikum on avatud ruumi meetod. Eks, kes on seda kogenud, te teate, et näiteks üks asi, mis avatud ruumi meetodis on reeglina paigas, on 2 jala õigus. Kui ma istun grupis, arutatakse midagi, mis mind ei huvita, mida ma kuulda ei taha, siis ma lihtsalt lähen sealt minema. Nüüd, kas see töövorm võimaldab seda, et mõni laps näiteks keset seda tundi, kus alkoholist räägitakse, mis tahes viisil, ütleb, et aga mind ei huvita, ma lähen ära. See ei ole minu asi. Et kas see on võimalik ja kuidas seda siis kohelda? Ja teine on see, et see sama arutelumeetod ütleb, et mis tahes ka juhtuks selles grupis, kõik on aktsepteeritud. Et kõik inimesed, kes seal arutelul osalevad, on õiged inimesed, ei ole paremaid, halvemaid inimesi ega harvemaid, paremaid arvamusi. Ja kui see algab, siis see on läbi, või kui see algab, siis on õige aeg alustamiseks ja kui see arutelu lõpeb, siis kui see on ennast ammendanud, siis ei ole vaja 1,5 tundi tingimata ajakava järgi seda teha, vaid kui teema on ennast ammendanud, siis rohkem ei tehta. Et see on hästi vabade reeglitega ja hästi ise organiseerumisele üles ehitatud selline arutelumeetod. Ja teises otsas võib-olla on see, millest siin korraga nimetati, on ajupesu. Eks, et kõige oma äärmuslikumas vormis neid kirjeldusi on teada Hiinast, kus poliitilisi teisi mõtlejaid nagu pandi eraldi laagritesse ja väga läbi mõeldud selliste osavate sammude abil sunniti neid loobuma oma esialgsetest vaadetest ja võtma üle mingeid muid vaateid. Ja seda tehti nii järjekindlalt ja osavalt, et tõesti inimesed, kes sellest laagrist läbi käisid, tulid sealt välja ja nende suhtumine, arvamused olid muutunud. Et need mõlemad äärmused kuskil see arutelu vorm ilmselt peab leidma endale koha kuskil ja mulle tundub, et selle kirjelduse järgi on ta pigem nagu seal teises otsas selles ise organiseeruva vaba, mittedirektiivse töö poole peal. Nii, aga ja siis seal on muidugi üks oht, et selles programmis kasutati üsna palju sõna dialoog. Ja dialoogi üks eripära on selles, et dialoogi tulemus ei ole ette määratud. Ehk siis, kui selle arvamuste vahetamise käigus jääb peale mingi muu arvamus, mitte see, mis nii-öelda peaks jääma, siis seda ei saa kuidagi vaidlustada, sest see on ootuspärane, dialoogi puhul niimoodi juhtubki. Nii, kas on veel midagi? Ja siis võib-olla veel üks asi, mis sellest programmist mõeldes ja kujutledes ette, kuidas see hakkab toimuma, on see, et kui me võtame erinevate laste võimekus oma käitumist ennustada, prognoosida ja kavandada, siis see on ilmselt erinev. Ja nüüd võib juhtuda selline asi, et selline arutelu alkoholi kasutamise teemal võiks anda hoopis mingi teistsuguse tulemuse. Näiteks see võiks olla heaks ajendiks peale seda arutelu kohe üks väike naps võtta, sellepärast et see aktiveerib selle teema arutleja jaoks. Et see kindlasti on pigem selle lapse riistvara probleem selles mõttes, et ütleme, see sama impulsiivsus, millest siin juttu oli, eks, et need lapsed lihtsalt ei suuda oma käitumise tagajärgi ette näha ja nad teevadki seda, mis silm parasjagu, mida nina näitab ja silm näeb. Sellised seosed tekkisid mul seda programmi lugedes ja selline on minu sissejuhatus. Et kuidas me seda arutelu, võib-olla, ma ei tea, kas nende probleemide kohta või nende märksõnade kohta, mis enne küsiti või millest praegu juttu oli, et äkki keegi lauast tahab kommenteerida. Ahah, väga hea. Valter Parveni siis Pärnakas. Kuna ma õpetan sotsiaaltöötajad, siis püüan ma võimalikult rohkem teada saada sellest keskkonnast, kus need lastekaitsjad ja sotsiaaltöötajad ja koolisotsiaaltöötajad tööle peavad hakkama.
nii et täiesti omal algatusel käin mööda koole ja küsin noorte käest, miks noored joovad. Ja eelmisel nädalal käisin 2 koolis, üks oli Pärnu linnast, teine oli Pärnumaalt ja ma pakun välja neile kõikidele ankeedi valikvastustega. Palun hinnata iga väite olulisust, 7 põhjust joomiseks ja 7 tegurit, mis kaasa aitavad joomisele. Ja detsembris käisin ka 3 Pärnu linna koolis ja igal pool on tulemus üks kokkuvõttes ülekaalukalt esimene põhjus pruukimiseks 15 aasta hulgas on järgmine. See kõlab niimoodi. Pingeseisundi ajutiseks lõdvendamiseks, konkurentsist, ebaedust, tõrjutusest, vaesusest, pereprobleemidest ja muust sellisest tingitud kestvate murede eest põgenemiseks. Et see tundub mulle uskumatuna, et 15 aastane on juba niimoodi elumuredest räsitud, et tuleb juua. Ja sellest grupist, keda ma küsisin, umbes pooled joovad umbes mõned korrad kuus. Mitte just iga nädalaga, aga niisugune grupp siis üle poole 15 aastastest. Ja siis nendest kaasa aitavatest teguritest, mis siit sellest grupist põhjustest teisele kohale tuli siis oma valikute poolest seesama juuakse suhtlemishirmude ületamiseks. Vastavate hirmude allikas on omaette teema, arvutisõltuvus, koolivahetus, varasem valus suhtlemise kogumise ja nii edasi. Et need samad sotsiaalsed oskused on kehvavõitu eriti arvutis elades. Ei pruugis enam üldse julgeda tüdrukulegi otsa vaadata tegelikus elus. Ja siis võetakse julgust. Ja nendest soodustavatest teguritest minu suureks üllatuseks esimesele kohale tuli järgmine. Joomist soodustab kindel veendumus, et narkots on joomisest igal juhul kahjulikum, mis võiks tähendada seda, et nad annavad endale täiesti haru, mida halba teeb joomine, aga kuna kuidagi on vaja käsi maha saada, kuidagi on vaja ajule puhkust anda, siis narkootikum oleks hullem, valime vähem kahjulikku. Ja ma küsisin ka nende käest, mida teha, mis aitaks vähendada, küsisin nende enda murede, allikate, põhjused ja edasi. Ja nüüd ongi minu ettepanek, kas oleks kuidagi võimalik, kui see programm rakendub ja valitakse sekkumisgrupid ja kontrollgrupid, kas võiks sekkumisgrupi 2 lüüa? Ühele grupile sekkuda, rääkida, õpetada, küsida ja teisele osale sekkumisgrupist võiks pakkuda näiteks ujumistreeningut tasuta. Suur osa vastajaid ütleb, et aga polegi teha midagi, igav on, et kuhu me läheme. Kogu see huvi ja hobitegevus on tasuline praegu ja väga paljude laste vanemad ei jõua maksta kinni seda vaba aja tegevust. Nii et äkki pakuks ujumistrenni tasuta ja uuriks, mismoodi see mõjutab nüüd siis nende valikute tegemist. Ma küsisin selles viimases eelmise nädala küsitluses ka lapse käest, et koduse rahanappuse tõhtu, kui tihti sa tühja kõhtu kannatad ja pilt on päris masendav. Küsimus oleks siis näiteks kellele siit? Kas Peer, kes on uurimist... Küsimus on tegelikult sellele, et ennem sekkumist, et äkki peaks laiemalt uurima, miks nad joovad, mis on see põhjus, mis sunnib need alkoholi tarvitama, on see nüüd grupisurve? Kindlasti on. Mul oli küsimus ka see, et kas on partneri ärarääkimiseks, ka seda valiti. Et joda tõnuk täis ja siis on kergem temaga hakkama saada, et igasuguseid põhjusi on, miks juuakse, miks joodetakse. Et aga ennem kui sekkuda, nagu siin härra Pulver ütles, põhjused on väga erinevad, kuidas on ärevuste hirmudega toime tulla ja selles mõttes on see suhteliselt individuaalne, mis aitaks ja mis mõjuks ja äkki saaks neid kuidagi grupeerida, kes joob selleks, et vaesus on ja ei jõua teistega võrdselt tarbida, kes joob selleks, et ei jaksa enam tubli olla. Kõik need gümnaasiumid pannakse pingeretta, kõik nad peab tootma tublisid lapsi. Et need põhjused on erinevad ja võib-olla sellepärast peaks äkki grupeerima, et nad ei ole võrdsena võetavad ega koheldavad. Aga sellest viimasest valimist 4 last ütles, et 15-aastased pole kunagi elus alkoholi pruukinud. Et see on väga erinev. Aga minu ettepanek ongi, et uurida. Ka neid samu gruppe, kus sekkutakse, põhjalikum pilt selgeks teha, kuidas seal tegelikult need suhted ja ootused ja vaevad on ja siis rakendada erisekkumistehnika, mis tuginevad selle uuringule. Et mingis mõttes, kas see on mingis mõttes ka projekti või programmi inimestele koostöö pakkumine, et nemad sekkuvad ja siis või... Kui mõni kooli esinda tahab saada minult ankeeti, ma annan ankeeti ja kokkuvõtteid ka nüüd mul kaasas, nii et olen valmis meilima ja kõike tegema. Et ma ei tea, tahab keegi kommenteerida seda? Yeah, the program actually starts with 2 exercises, trying to find out where is the group if you consider alcohol consumption.
what do they think about alcohol? Have they started drinking alcohol yet, or don't they actually know what it's about? So, but it would be great to test the group with questionnaires before too, and why not a cooperation around that? I see that as a great opportunity. But my answer is that the program is also dealing with that, with the 2 starting exercises. Yeah. Ma tegelikult tahtsin sama asja öelda, et seal on see harjutuse nimi on enamuse meetod, mis ma olen kuulnud õpetajate niisugust juttu, et kui me kutsume endale siia näiteks narkootikumidest rääkima kellegi, siis tuleb siia keegi inimene, kes on asja endale valmis mõelnud ja ette valmistanud ja ütleb, et ma tean küll, teie vanuses on pooled proovinud kanepit. Ja et see on väga paha lugu, kui niimoodi tehakse. Ma olen sellega nõus. Nüüd see on sama oht, millele Arno viitas, eks ole, et kui lastele öeldakse, et me teame, et teist on pooled purjus olnud, et meil on andmed sellised. Ja see on see, millele ma viitasin, et me ei tohiks võtta statistilisi andmeid, kanda üle konkreetsele klassile. Ja nüüd see sama harjutuse enamuse meetod on selline küsimustik, kus küsitakse õpilaste käest, et kui palju teie arvate, et teie kaaslased tarvitavad alkoholi ja kui palju te ise tarvitate ja siis pannakse need arvamused kõrvuti. Sest enamasti on probleemiks see tegelikult, et teatud vanuses jutt on suurem kui tegu ja siis on lastel mure, et kõik on juba seksuaalvahekorras olnud ja alkoholi tarvitanud ja purjus olnud ja mina ei olegi, et kas mul on midagi viga. Et kui need asjad nagu lauale panna, et tegelikult see olukord ei ole päris nii hull, kui võiks arvata. Ja, seksuaalkäitumise kohta tõesti see asi nii hull ei ole ja lapsed arvavad hullemalt, aga alkoholi tarvitamise kohta on Eestis küll asi hull, selle kohta meil on uuringud olemas, eks ole? See ei ole kuidagi sellega vastuolus, mida ma ütlesin. Meil on uuringud olemas, aga uuringud on statistilised keskmised, mitte konkreetse klassi kohta. Nii, üks lapse hääl oli saalist, et kas on veel hääli? Kas vanemate häält, õpetajate? Jah. Kristjan Kask, Tartu Ülikool. See läheb ilmselt ettepanekute alla, kui Arno seda üles kirjutab. Et kui nüüd seda pilootuuringut hakata läbi viima kevadel, et see, millest on juttu olnud, on nüüd selle nii-öelda meetodi evalvatsioon, et kas need teadmised ja uskumused, kuidas need muutuvad. Ja eelmiste uurimuste põhjal võib üpris tõenäoliselt öelda, et teadmised muutuvad palju, uskumused vähem selle aja jooksul. Et seda näitas ka see Rootsi uuring laias laastus. Aga et mis võiks sinna lülitada, on teise järguna siis ka hindamine selles suhtes, et palju juuakse enne seda nii-öelda programmi algust, palju pärast. Sest see on üks osa, mis paljudel uuringutel on puudus. Ehk siis see, et kõik osalejad ja õpetajad arvavad, et see töötab. Aga et kui me vaatame, palju juuakse, siis selgub, et sama palju. Aga lihtsalt me teame, et see on kahjulik ja me usume, et jah, pikas plaanis see võib tuua endaga halbu tagajärgi, aga et reaalselt see joomiskäitumine muutub tunduvalt vähem. Ja see on muidugi üldse selliste preventsiooniprogrammide selline, kas just nõrkus, aga küsimus, millele tuleb tähelepanu ka pöörata. Ettepanek on, et Tartu teadlased lülituvad hakkavad abistama programmi ja aitavad uurida. Oli see? Meid palutakse, siis me oleme nõus sellega läbi rääkima, jah. Aga jah, tahad kommenteerida? Ei. Et seal on, see küsimus mul tekib, et ka
kui palju, see on nagu uurijatele võib-olla küsimus, et kui palju saab usaldada nüüd seda, et kui meid huvitab pärast ja enne, kui palju tegelikult juuakse, kas me saame selle tegeliku kätte mingi küsimustikuga? Et see on nende enesekohaste küsimustike suur miinus, aga et see on ka üks nii-öelda parimaid uurimismeetodeid, mis meil üldse on. Aitäh. Yeah, I agree to that. I mean, but I think maybe it's important also to discuss what would the agents for change be? So far, a lot of things in this room has been discussed in terms of attitude change and providing knowledge. And that's very popular to aim at those things. But the scientific evidence for just aiming at those things, to change attitudes and to give people knowledge, that's not sufficient to change behaviors. I think we all in this room know perfectly well how to live in order to live a long life. What is good for your heart and what's not, what foods you should eat and what you should avoid, and so on. That's knowledge, but do we live accordingly to that? I mean, that's two different things, and we need to understand the link between the knowledge and the behavior better. And it's actually even more complicated, this link, when we look at adolescents, when young people, because it's more than just rational choices that they are in the equation for them. Ma arvan, et kui tahta edu, siis peaks tollal programmil olema liitlasi, nagu me Rootsis kuulsime, kes kõik on liitunud sellega. Et kas võiks Eestis unistada, et liitub mõni suur kaupluste kett? Teine põhjus, mis joomist soodustab, Pärnu näitel on alkohol on nii kergesti kättesaadav, selle müümine ja joomine ei ole karistatavad. Et kui leiaks mõne vastutustundliku kaupluse, kes näiteks viiks oma viinaosakonnale eraldi kassa, kus oleks kergem kontrollida vanust ja küsida dokumenti, siis praegu toidukassades ei ole aega sellega tegeleda ja nad lihtsalt saavad kätte omale alkoholi. Pärnus on mitu head ketti esindatud ja ma valisin neist ühe välja, kus ma ise tihti käin. Ma saatsin 13 selle keti poele üle terve Eesti kirja ja nende keskjuhatusele ka ettepanekuga alkoholikassa panna alkoholiosakonna kokku, lahutada ära need 2 voolu. Enamus mulle ei vastanud ja keskkassast öeldi, et meie alkoholiosad võivad selle peal pahandada, kui nad seal niimoodi ühes järjekorras peavad trügima. Aga kui nüüd selle programmi raames õnnestuks leida mõni kaupluse kett, kes ühineb või paneb oma õle alla, nii nagu Rootsis õlletootjad, siis ma näeksin selles rohkem edu. Mul on tunne, et sellele programmil on vaja laiemat kõlapinda, et kui me jääme ainult kooli seinte vahele, et see võib kuidagi vaikseks jääda ilma tähelepanuta, nii et rakendaks äkki rohkem jõudu. Ma mõtlesin vastata, et unistada ju võib, aga ma siiski oleks natukene positiivsem, selles veidi filosoofiliselt positiivsem. See kooliprogramm pole mitte mingil juhul ainus tee õndsusele, pole mõeldud ainsa meetmena, pole kunagi ei saa midagi saavutada ainuüksi, vaid ennetustöö on laiem. Vanemate programm, sellepärast on meilgi siin ette toodud täna näiteks ka vanemate hulgas ennetustöö. Ma tean, et mitmes riigis Euroopas käib kaubanduskettide kaasabil just selline vanusekontrolli ja noortele mittemüümise kampaaniad. Minu teades Eestis seda ehk pole olnud, ma vähemalt ei ole märganud. Rootsis isegi, kus on riigi monopol alkoholi jaemüügil, tehakse kontrolle, kas noored saavad osta poodidest kogemata öeldes ja et see on veel üks komponent muidugi, mille peale peab mõtlema. Et selles mõttes meie eesmärk selle kooliprogrammi maale toomise ja Eesti oludele kohandamiseks pole mitte, et haarata endale siin mingi ennetusturg, vaid et me ei taha, et parim oleks nagu hea vaenlane, vaid
tahame näidata, et me saame mitmelt poolt ja pluralistlikus vaimus saab kaasa aidata sellises panuses ja täitsa kindlasti pole ühes või teises programmis lõplikud vastused, vaid me oleme täiesti seda meelt, et igat asja teeme järjest paremaks ja kui kogemusi tekib ka selle programmi tööst, siis näeb esiteks seda, et kuidas võiks teiste asjadega täiendada, olgu need siis kirjandivõistlused nagu Rootsis või hoopis muud asjad, ja kuidas saaks seda konkreetset programmi parandada, see on täitsa loomulik ja et selles mõttes väga meeldiv, et soov on sellist vastuside pakkuda ja kindlasti näeks me hea meelega, et tuleb ka teisi ärihuvisid toetama, et saaks rohkem teha, nagu on õnnestunud Rootsis saada rohkem toetust taha ja Taanis. No see ei ole nüüd meie taga, meil oli otsus, et kas teeme ära, kas hakkame tegema või ootame, et nagu kõik klapiks ja kõik oleks korras ja kõik on taga. Me otsustasime, et siiski parem on hakata liikuma, et muidu nagu midagi ei juhtu. On Koste. Haid Antson, olen pereterapeut ja ka koolitaja ja lisaks 3 teismelise poja ema. Et palju on räägitud programmist ja sellest vajadusest seda täiendada, parandada ja ma olen sellega ka väga sama meelt, et kõik mõtted ja mis on nagu täiustamiseks on väga head. Aga ma tahaks tuua siia kõrvale selle teise fookuse, mis mulle tundub, on tegelikult palju olulisem. Ehk siis tegelikult õpetajad, need, kes reaalselt hakkavad seda läbi viima või kasutama koolides, et ma arvan, et ükskõik kui hea programm võib olla paberil, aga küsimus on, et kuidas seda kasutatakse. Ja igat väga head programmi võib tõlgendada väga erinevat moodi, ükskõik kui hea see sõnastus ei ole. Et selles mõttes pigem võib-olla on see ka küsimus, et kuidas saada rohkem ressurssi, toetust õpetajatele, koolitust, rahastust. Sellepärast, et praegu Tõnis siin tutvustas ka, et ühepäevane koolitus õpetajatele, ilmselgelt on see ju väga minimaalne. Et koolitajana pigem mina tõstaks selle fookusega siia kõrvale, ja võib-olla ka hiljem pakkuda toetusgrupp õpetajatele. Supervisiooni, mis iganes, kuidas me seda ei nimeta. Aitäh, tohib. Siia samasse juurde veel. Teeme tudengitega esimesel kursusel õppekäike, et nad näeksid reaalset elu, seda sotsiaalset tegelikkust. Ja ma olin siiamaani vältinud minekut sinna Laitse narkokülla. Pelgasin pisut, aga siiski noorte soovile vastu tulles läksime. Nad ise olid hirmul, seal pidavad statistika järgi 80% hoolealusest olema HIV-positiivsed, et meie noored daamid pelgasid üsna, aga külaskäik lõppes ühise lõunasöögiga, mille nemad meile tegid kohvikeedmine, pirukad, palvetund, äärmiselt positiivne mulje jäi sellest, nendest hoolealustest seal ja ka sellest küla juhtkonnast. Ja juhtkond on valdavalt endised narkosõltlased. Ja me nõuetan kätte, et õpetaja on ehk pisut väga kindla kuvandiga koolis. Kui talle saaks appi tulla keegi väljaspoolt kooli, ta ei pea olema endinjoodik, kust me neid võtame. Aga inimene väljaspoolt kooli võiks olla, et üks jutt on see, kauplased löövad kaasa, aga teeninud keegi vastutustundlik inimene volikogust, hoolekogust võiks appi tulla ja rääkima nii, nagu tema elust ja armastusest aru saab. Et ettepanek on siis kaasata sellesse programmi mitte ainult õpetajaid, vaid veel teisi inimesi. Ma tahaks öelda selle koolituse kohta, et ma olen täiesti veendunud, et täna on neid õpetajaid, kes on suutelised seda programmi läbi viima, võttes selle materjali kätte ilma igasuguse koolituseta. Ja ma olen veendunud, et on selliseid õpetajaid, keda võib nädal aega koolitada ja parem oleks, kui nad ei teeks seda. Nii et me proovime selle ühepäevasega. Et mis nagu teemad, mis on üleval olnud, Arno rääkis sellest 2 äärmusest, eks ole, avatud ruumist ja ajupesust. Tegelikult avatud ruumist on ju ilmunud eestikeelne materjal, mis on piisavalt hea, et selle abil seda võib tegelikult soovitada õpetajale, kes samamoodi me leiame ka grupitöö juhendeid, me võime sinna neid lisada. Aga tõepoolest, see aitab seda õpetajat, kes täna peaaegu on juba niisuguste hoiakutega, et ta võiks seda programmi kasutada.
aga seda, kes on niisuguste hoiakutega, nagu mina mäletan, et minu õpetajatest enamus oli, neid see ei aita niikuinii. Ja üks teine asi on veel, et on räägitud sellest, et kas peaks ikka äkki enne katsetama ja proovima ja et kas õpetaja ei või teha sellega hoopis kahju, kui ta hakkab seda programmi kasutama. Seda ma ei usu küll mitte kuidagi. Et sellest võiks mingi kahju olla, kui noortega sel teemal arutletakse. Et mis kahju võib olla sellest, kui sellest probleemist, millest täna räägitakse vähevõitu, hakatakse rääkima rohkem. Teatud määral meetod töötab iseenda eest. Miski ei ole, täna võib klassijuhataja minna oma õpilastega arutama igasugu asju. Ja mitte keegi ei kontrolli, kuidas see toimub. Kui tal nüüd on üks juhend selles abiks, kui ta tahab alkoholi teemat käsitleda, see ei saa kuidagi halvemini välja kukkuda selle tõttu. Ma tahtsin lihtsalt kommenteerida, kuna ma seda materjali veidi ennem sirvisin ja proovisin nagu lähtuda ka õpetaja seisukohast, et kui mina oleks nüüd see õpetaja, siis tõepoolest minu jaoks see päris lihtne siiski ei olnud ja ma ei pea ennast üldse halvaks õpetajaks. Ja sellepärast, et see materjal jätab natukene, kuidas ma ütlen, väga laiad võimalused õpetajale, mis on ühest küljest hea ja kuidas seda tundi läbi viia, aga teisest küljest jälle eeldab väga sellist head, ikkagi siiski väga oluline see koolitus, mis sinna peaks juurde tulema. Et selles mõttes, et küsimus oli, et kuidas õpetajaid saada koolitusele, siis enamasti õpetajad tulevad koolitusele hea meelega, kui nad saavad midagi praktilist kaasa. Kui näiteks see materjal oleks saadav ainult koolitustega, siis ma usun, et sinna tuleks rohkem rahvast kui see, et ta on vabalt kätte saadava. See lihtsalt reaalselt on nii. Õpetajatel on mingit praktilist asja vaja. Ja tavapäraselt tegelikult, kui õppematerjale koostatakse, siis enamasti viiakse ennem pilootuurimused läbi, et katsetada, kuidas see töötab. See lihtsalt käib niimoodi. Ja lõpetasid? Ja. Ma kommenteeriks ühte asja, mis ma erinevatest esinemistest noppisin kokku. Carol oli esimene, prantsuse daam, jah. Ja Per rääkisid minu meelest kahest täiesti erinevast mudelist, kuidas seda alkoholiprogrammi rakendatakse Rootsis ja Prantsusmaal. Mäletate, Prantsusmaal on kõik hästi tsentraliseeritud, nii nagu minister ütleb, nii kõikides koolides täpselt tehakse. Ja Rootsis on see hoopis jäetud iga õpetaja enda valida, kuidas ta töötab selle materjaliga, eks, et see materjal nii-öelda töötab ise enda eest selle õpetaja kaudu. Et selles ma ei tea, kuhu Eestit paigutada nende kahe äärmuse vahel, eks, et kas me oleme kuskil, et me tõenäoliselt nõuame mingisugust tsentraliseeritust, aga päris vabadust õpetaja ei julge endale võtta, et kus ta asetseb, aga et ilmselt sellest tuleks ka, seda tuleks kuidagi reflekteerida, et kus meie õpetaja oma... No siin võib-olla olekski hea, kui oleks mõni selline õpetajaskonna esindaja, kas inimeseõpetusühing või keegi, kelle nagu eksperthinnangut praegu kuulda, kes on erinevaid materjale välja andnud ja sellega kursis. Kahjuks neid ei ole siin praegu. Et kuidas Eesti õpetaja suhtub sellesse, kui palju ta vajab vabadust ja kui palju ta vajab juhendamist? Mis kogemus selle kohta on? Ma küll töötasin õpetajana 15 aastat tagasi, aga ma esindan seda ühingut küll täna, kui siin kedagi teist enam ei ole. Aga õpetajaid on seinast seina, nii nagu te ütlesite. See oleneb kogu meie ühiskonna hoiakust, sellest, kelleks me kasvanud oleme. Nii et siin on vaba käsitlus, ma arvan, aga minul on siiski selline tunne, et nende koolitustega peaks õpetama. Ma ei arva ka, et see sõna on nüüd õige. Ma ei leia isegi õiget sõna, et iga tund tuleb kokku võtta mingi sõnumiga. Missugune see sõnum on? Sellel on väga suur kaal edaspidiseks. Mis jääb lapsele mällu sellest tunnist? Ja mingisuguseid taolisi oskusi peaks kindlasti see koolitus kaasa andma. Can I add something here?
I think it's extremely important for this kind of lectures, that the teachers know what they are doing and have a clear objective with the lesson of the day. This can be achieved by training the teachers properly, but it can also be achieved by, for example, having a clear and very easy to understand manual. If you have a manual that is like a cookbook, you know exactly what steps you are going to do. With that kind of format, you can actually get some kind of uniform teachings. Because today, the situation today in Sweden, probably in Estonia as well, is that if you look at an average lesson on drugs, for example, in school, you look and see what they are talking about in school concerning drugs. If they are not using a program now, you will see a very big spectrum of quality. The quality spectrum will be like this. Yeah. It will be like this. From really bad ones that you wouldn't like your children to attend, to really good ones. This is the spectrum today, because there is no uniform way to teach. But if you have a good methodology, if you have a good manual or whatever, then you can decrease this spectrum of quality. So you have the decent ones and the really good ones. But the ones that suck, that are really bad, you get away with them. You can do that with proper training or with really good manuals. So that is extremely important to have a good training for the teachers, of course. Just hand out something and expect teachers to deliver it in a good way, that's naive. Because it's so many different teachers with different personalities and different levels of training and experience and everything. Nii, kas võib-olla keegi, kes siin laua ääres, kes pole veel midagi öelnud? Et ma tahaks väga toetada seda mõtet, et aktiivtöö meetod, et seda paljud õpetajad ikkagi praegu kasutavad ja on õpetajad, kes seda ei kasuta. Ja nad kasutavad tegelikult seda ka oma ainetunnis. Nii et ilmselt oleks just see seltskond, kes tuleks sinna koolitusele ja kes hakkaks ka kasutama seda selle programmi raames. Ja kes seda ei kasuta, kes ei tunne ennast selles koduselt, kes ei oska, kes ei julge, mis iganes, ta ei pea seda tegema ja ma arvan, isegi kui ta teeb selle koolituse läbi, ta ei hakka seda tegema. Et me ikkagi teeme neid asju, mida me oskame, mis meil paremini välja tulevad ja ma arvan, et selles mõttes ka, et võib-olla me ei pea seda nii hirmsasti kartma, et nüüd keegi tuleb ja teeb kõike valesti. Aga need, kes teevad ja need, kes hakkavad tegema ja need, kes koolitusel osalevad, et see supervisiooni mõte või niisugune edasiste kohtumiste mõte, et see on nagu hästi, hästi teretulnud. Et tihtipeale juhtub seda, et me nagu anname mingid teadmised, anname mingi metoodika ja siis õpetaja jääb nagu oma pead sellega. Ja et kas siis seda kasutatakse või ei kasutata, mis on raskused, mis on probleemid, et see võiks olla nagu juba nii-öelda esialgses koolitusplaanis sees. Et see oleks niisugune jätkukoolitus või superviseeritud tegevus. Et nii nagu üks mu tuttav avatud ruumi meetodi õpetaja oma väljaõppe tingimustes on sõnastanud, et tema õpilastel on eluaegne ligipääs tema nõuannetele pärast. Et kui ta on kellegi nii-öelda välja õpetanud, siis tema poole võib alati pöörduda. Nii, kas tundub, et kõik hääled on saanud ennast väljendada? On veel midagi? I would like to add something here.
I'm a nerd in this kind of research. So I've gone pretty deep in it. And one lesson that I think it's really important to stress is that there is a concept in the research literature that is called like iatrogenic effects. And iatrogenic effects, that's effects that are totally opposite of what you expect. So if you are doing a prevention program and you want to decrease alcohol drinking, for example, if you get an iatrogenic effect, then you get the opposite, you get an increase. Now, iatrogenic effects is not uncommon in prevention, for example, alcohol and drug prevention. It's actually pretty common. In Sweden, for example, 10 years ago or something, the most used alcohol prevention program and the components in it, having former addicts coming to schools and telling the kids how miserable their life was and so on. Or another, that has been shown to be iatrogenic. So although the best of intentions were out there, what happened actually was totally opposite of what one expected. Another is that the most spread alcohol and drug preventive program that is called the DARE. I don't know if you have it here. Good for you, because that has been shown to also be iatrogenic. That was developed by the police force in Los Angeles and spread throughout the world. And when they did evaluate it, they showed that it was actually iatrogenic. Some of the effects were actually making the kids increase their drinking rather than decrease or zero. So many times you think, we must do something. It's not so important what we do. We must do something. That's not true. You have to do the right thing. Otherwise, you might get on iatrogenic effects. So you need to know what you do and have an idea, a theory behind what you're doing, So I think that's important to stress. Now, whether this program talk about alcohol, if that program have any iatrogenic effects, I would not expect that, because it's not dealing with those kind of components. But you have to realize that if you are doing something in the best of intentions, but you do it wrong or you pick the wrong thing, it's not the intention that works, it's actually what you are doing. And I think that's important to stress. Yeah. So, okay, my name is Per Arnesten. I'm of Swedish origin. I'm working in the Nordic area with CSR, corporate social responsibilities and communication and public affairs. But I would like to put a question to the panel on a purely personal basis, and as a father and also as a grandfather, I have to tell you. So I'm very lucky in that respect. Now, I noticed three things today I think what I've heard today, to me, these programs complement each other. With Nikolaus, you speak about a program where very much addressed versus the family oriented. We need to bring the parents in. And the talk about alcohol, which I have the pleasure of working with together with Per in the industry organization in Sweden for a lot. But my question is the following. I noticed, Nikolaus, that you said that a very strange result of the research was that the older the youngster got, the less the parents were worried about their drinking habits. And Per also mentions in the study of the Swedish program that to delay the debut is very difficult. We couldn't find any scientific effects of that. You mentioned, our moderator mentioned here that how do we put alcohol out of the fine cupboard and put it back into the pantry where perhaps it should belong? That has, and I have, this is the personal question now, and this is to all the panel. It's a very philosophical question. I would like to understand, how much is alcohol part of the ritual for us today to go from adolescence into adultness, to become a man and a woman? In the old society, the church supported the rituals. If I ask an Estonian today, when do you consider yourself to be an adult Estonian?
Probably you would say, like we do in Sweden, when you are able to vote and when you can go and have a drink or whatever. But we lack the emotional, we lack the social behavior otherwise. We haven't replaced the old rituals that gave us, and this is what I think is the existential part of my question and the psychological question. How do we get confirmation as human beings in the society? And that is actually my question. How do you perceive a specialist, both from a psychological but also from research point of view? What role does alcohol play for a human being to become a member of society? Thank you. I could answer that, või ma vastaks sellele, et seda sama programmi lugedes ma mõtlesin selle peale need samad erinevad rollid, mis mul on elus. Isa, õpetaja, poeg, abikaasa ja nii edasi, töövõtja ja nii edasi. Et mis neid kõiki rolle ühendab? Ja paradoksaalsel kujul alkohol ühendab kõiki rolle. Mis tahes rollis ma olen, on mingid rituaalid, mis sisaldavad alkoholi tarbimist. No, it's a very tricky question. It's a very interesting question. But I think I agree with you in that alcohol is something that many perceive as something that is related with being an adult. And maybe that is one of the problems with it too, because when children become adolescents, when they are somewhere in between being a children and being an adolescent, then many of them want to be an adult quicker than the others. And they want to try out the forbidden adult behaviors. For example, engage in sexual behavior or alcohol drinking. And I think that's a part of the problem, and that's the part of how our societies are. I don't think we can change that, but we can lessen the probability of kids engaging in those things. We can do that, and that can be done with different ways, and some of the ways are pretty easy actually. I mean, as an adult, as I talked about before, as an adult, to have clear expectations of your child's conduct, you can come a far way with just that. And also in the schools, if you problemize, if you learn the kids to think for themselves and so on. Ma ei tea, minule nagu tundub, et minu meelest ennem härra Pulver siin rääkis ka sellest, et alkohol on tegelikult pigem nagu vahend siiski mingite probleemidega toime tulemiseks. Samamoodi noortele, et ma ei ole piisavalt enesekindel, võtan julgustust juurde. Et see nagu aitab mingis mõttes hakkama saada, nii lastel kui ka täiskasvanutel. Et see just see viis läbi nende sotsiaalsete oskuste õpetamisena tundub mulle see, mis on kõige tõhusam viis üleüldse selleks, et hiljem see laps selles alkoholiga kokkupuutes midagi oskaks otsustada ja oskaks adekvaatselt käituda. Et need sotsiaalsed oskused ja vanemlikud oskused, millest tegelikult juba ennem juttu tuli, et need on minu meelest võti, et üleüldse sellist probleemiga hiljem toime tulla. Võib-olla seda probleemi ei kerkigi esile, ma mõtlen siis alkoholi. Tohib nüüd filosoofilisel teemal edasi minna, siis jah, alkohol on inimestega kaua kaasas elanud, juba piiblis sai ju veest vein tehtud, aga veidi hiljem samas piirkonnas tekkinud moslemite Kuraan jälle keelas rangemalt alkoholi, eks seal mingid probleemid vahepeal võisid esile tulla. Aga mis on huvitav on muidugi, et osa neid probleeme, mida me seostame alkoholiga, esinevad ka seal, kus alkoholi ei tarbita. Et kõik, see viitab jälle tagasi härra Pulveri
loengul, et kõigi asja taga pole alkohol, kuigi alkohol võib asju hullemaks teha ja neid mingis suunas mõjutada. Aga et need põhiprobleemid inimestel on ehk siiski kuskil ja vajavad lahendamist. Mul tekkis selline mõte nagu sellest rituaalist, et alkohol on tõesti nagu see, mis on väga sageli meie elu igapäevane osa. Et kui me mõtleme näiteks pidulikke sündmusi või ükskõik mis, et me täidame šampuse pokaale oma elu kõige pidulikumatel sündmustel, olgu need pulmad või juubelid või mis iganes. Ja sageli on ka niimoodi, kui te olete tähele pannud, et laps saab ka šampuse pokaali oma laste šampusega. Ja selle üle võib vaielda, et me võime mõelda, et mis see siis on, et ta ka nii-öelda tõstab klaasi, lööb kokku ja seal on ilma alkoholita laste šampus. Osa inimesi jälle arvavad, et see on absoluutselt täiesti lubamatu, et me justkui õpetaks nagu last niimoodi jooma. Samas võib ju ka mõelda selle üle, et täiskasvanu eas me räägime ikkagi pigem nagu kultuursest joomisest. Et probleem ei ole mitte see, et me tõstame klaasi šampust või joome klaasi veini, et me räägime ikkagi teist sorti probleemist, et võib-olla võib ka niimoodi mõelda, et kui laps õpib peres nähes seda kultuurset joomist, et niimoodi juuakse. Mitte keegi ei joo ennast täis, mitte keegi ei hakka lolli juttu ajama, mitte kellelgi ei ole pärast paha olla, keegi ei jooksenda, vaid see ongi see kultuurne joomine, ja see ongi see rituaal. Nii et võib mõelda nii ja naa, et ma arvan ka, et arvamusi on siin selles suhtes erinevaid. Selle laste šampuse kohta üks mu kolleeg tõi näiteks, me rääkisime, kuna see tänane seminar oli ees, siis ma luhtitasin seda teemat ja siis ta tõi näiteks, et ühel Sotsiaalministeeriumi avalikul üritusel oli juba väga suur edasiminek selles, et joodi seda laste šampust. Rituaali koha pealt ma veel lisaks seda, et näiteks alkohol sõltuvate inimestega psühhoteraapias meil on tegelikult üks niisugune tehnika, et kui inimene läheb peole või kuskile üritusele, siis väga raske on tal teha selgeks inimestele, miks ta ei joo. Ja kasutataksegi niisugust toimetulekumeetodit, et tal on käes klaas ja tal on kogu aeg klaas ja ta kogu aeg midagi joob, ainult seal on sees mittealkohoolne jook. Et see on nii-öelda algatuseks palju lihtsam viis nii-öelda teraapia esimeses kuskil faasis nagu toime tulla sellega, kui teatada kogu ilmale, et teate, ma enam ei joo. Nii et seda kasutatakse täiesti terapeutilise tehnikana. Nii, aga kui rohkem hääli ei ole, küsimusi, kommentaare, isand Pulver, kellele nii palju on viidatud täna. Ikkagi midagi tahaks öelda, on ju? Meenutan ühte probleemi, mis tekkis seksuaalkäitumisega 60. aastatel Põhja-Ameerikas, kus probleemi tuumaks oli see, et tekivad teenager mothers, ehk siis nende järglased on paratamatult sotsiaalselt ebaadekvaatsed ja teatud käitumishäiretega. Otsustati küsida, et mis on targem, kas mitte rääkida seksist või vastupidi hakata näiteks otsima viise, mis ei too rasedust. Selleks oli oraalne seks. Ehk siis põhimõtteliselt otsiti lahendus probleemile, kuidas mitte muuta rituaale, et koristage ära kõik, mis on alkohol, või koristage ära kõik pornofilmid, vaid otsiti lahendust käitumisprobleemile nii, et leiti vahend, kuidas tekitada minimaalne kahju. Väga paljude muude asjadega on ka samamoodi ja praegune seksuaalkäitumise mõjutamine on andnud olulisi tulemusi mitte sellepärast, et sellest ei räägita, vaid on õpilastega koos asjadest, mis toimub muidugi itsitades ja nalja tehes, mis lahendab ära paljud sellised kitsaskohad, sest et alkoholi kõrval seksuaalsus on teine
oluline täiskasvanud maailma tunnus ja kõik lapsed tahavad kuidagimoodi sellega kaasa minna. Ehk siis küsimus on alati probleemi püstitamises, et kui tahetakse lahendada probleemi, vältida võimalikult suurt kahju, mida tekitavad krooniline alkoholism ja purjus inimesed, siis tuleb otsida normaalset viisi ja mulle tundub, et see programm ja see idee iseenesest sellest rohkem ja rohkem, kuidas öelda, kirjeldusi ja võimalusi näidates, kuidas lahendada oma probleeme teisiti, on ideaalne. Selles mõttes ideaalne, et ta lahendab mingi probleemi. Selge see, et kellelgi tekib mõte, ahah, et saab ka. Aga see on individuaalsed erinevused, looduse vastu ei saa. Et kui juba nii on, siis mitte ümber ehitada maailma selliseks, nagu meile tundub olevat õige, vaid võtta maailm sellisena, nagu ta on ja otsida parim lahendus, mis antud oludes siiski võimalik on. Eesti kontekstis on Rootsis tehtud programmid natukene kahtlased, sellepärast et Eesti kultuur kuulub ka Hofstede dimensioonis sinna kohta, kus inimesed väldivad määramatust, see tähendab, peab olema Riigikogus vastu võetud regulatsioon ja siis alles me tohime tegema midagi hakata. Seetõttu meile ei sobi olukorrad, kus öeldakse, et mõtelge ise. Meile tuleb natukene öelda, et kuulge, uks on seal, minge sinna, eks ole. Midagi sellist. Nii, aga siis vist selle arutelu osa võib lõppenuks tunnistada ja aitäh kõigile osalemast ja Tõnis, sa tahad veel lõppsõna öelda? Seda sama ainult oleks korranud.